Tere, head külmaristajad ja Kikimooride kuulajad. Head jõuluaega, mis meil on siis nüüd 3. advent. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja kes ei vaata meid YouTube'ist või Patreonist, siis meil on siin täna ka külaline. See trummipõrin tuleb panna siia nad. Ma panen trummid. Wow. Tšau, Henri! No, tšau! Tere tulemast meie saatesse ja mina ajasin seda asja hirmsasti sellepärast, et kui ma, kas nüüd just nii hirmsasti, sa olid kohe nõus, väga tore sinust, sest et ma nägin TikToki, kus sa kirjeldasid, kuidas sa tulid pealt koju ja jala mingil põhjusel ja kõndisid mööda surnuaiast ja otsustasid, sa võid ise selle loo rääkida, kuidas sellega oli. Et see pole vaimu näinud, aga mõtlesid, et siis on õige hetk või kuidagi niimoodi. No jah, mõtlesin, et ma hoian taksoarvelt kokku, et siis kõnnin natukene maad, natuke meelemürgid olid ka mängus seal, et saada selgemaks ja nii edasi. Ja siis jõudsin surnuaia kõrvale Aardla ristis Tartus. See on see Ropna surnuaed, on ju? Jah. See oli minu surnuaed. Mis see tähendab? Ma elasin Ropka 10 ja siis see on kohe köögiaknast vaatasin otsa sinna ja siis ma käisin jalutamas seal kogu aeg. Surnuaias? Jah. Okay. Seda me teeme. See on see, mida me teeme, jah. Nojah, igalühel omad huvid. Igatahes kõndsin mööda sealt ja ma olen natukene ähmane, ma ei tea, kas ma õigesti mäletan, aga ühesõnaga oligi see, et nagu tunned, et raudselt keegi, kõik need, et seal on keegi raudselt või keegi vaatab seal mind või on seal, et midagi on seal niimoodi tajud ja siis ma mõtlesin, et okei, nüüd on see aeg, et astun vastu nii-öelda, minu üks suurimaid hirme on nagu pimedus ka. Ja siis, et okei, tuleb, mis tuleb, ma siis vaatan, et olgu, mis seal on siis, et kas keegi vaatab mulle otsa või mitte, ma ikkagi nagu vaatan ja siis kõndisingi kogu aja, ma ei tea, mitusada meetrit surnuaeda otse vaadates, lihtsalt külje pealt. Ja ma ei tea, kas ma ootasin sealt midagi või mitte, igatahes astusin hirmule vastu ja see võis kõrvalt väga veider välja näha. Ja ma kujutan seda väga hästi ette. See on omajagu on seal astuda, jah? Et ta pole küll kõige suurem Tartu surnuaed, aga ta on ikka on. No ikka on, jah. Ikka on, jah. Meil on, me just vaatasime õe juures tema albumeid ja siis ema küsis ühe pildi peale, et mis asi see on. Ja siis me olime teinud õega seda, et siis kui me mõlemad Ropkas elasime, me käisime, ma ei tea, see on nii piinlik ja siuke asi, nagu, mille peale praegu tõmmatakse kõik TikTokerid nagu, ja kõik Instagramerid liistule, et sa lähed, teed seal mingi memoriaali juures, vaata mingeid esteetilisi pilte ja meie tegime seda surnuaias. Kükitasime lihtsalt mingi risti ette maha, Jacks oli käes. Issand jumal, väga stiilne. Ja need pildid on siuksed beežid ka veel, ma ilmselt töötlesin neid kuidagi, kõik see oli mingi nullindate algus, nii et mul on Kikimooride müts peas, ma sain oma mürtsi kätte, mürtsi saab www.kikimoorid.ee, aga mul oleks pea valutama, mis siin saates mul sageli juhtub, siis mul selja taga on üks kummitav nukk, kellel ei ole poolt pead ja siis sageli hakkab pea valutama alguses. Aga kuidas sul muidu on, Hensu, ühesõnaga, sa kardad pimedust, aga kummitustesse usud? Ei? No selles suhtes ma ei ole tahtnud enda elu nagu enda arvates keeruliseks nii palju elada, et ma olen kohati realist, aga nagu sõpradega meelelahutuslikul eesmärgil, kes usuvad ja värki on ikka fun kaasa minna sellega või olla seal kõrval või nagu selles suhtes nagu osa pundist, et ikka on asju, mis on juhtunud ja värki, aga ma nagu ei jää toppama. Või ma ei oska kirjeldada. Ta on see vend, kes keerab selja ja magab edasi. Jah, ja on olnud neid olukordi väiksena päris palju, et tulgu, mis tuleb, ma keeran selja, olen siis valmis surema täna, siis on nii. Uudisum oli skeptik ühesõnaga. Jah.
Täna me siis räägime sulle lugusid ja sina saad ka kuulajatele ühe loo rääkida, mis on kuulajate saadetud. Heidi valis siis selle välja, mina ka ei tea, mis lugu sealt tuleb ja tavaliselt siis mina alustan, ei vaielnud mulle vastu ka. Kikimoorid ei ole ainult kummituste saade, see on krimi ka ja ma tahan rääkida ühest, vaatan, kuidas ma panen, ma saan panna selle niimoodi, et ma näen, kas Hensut või ma näen Heidit, ma mõtlen, ma pean Hensut vaatama. Ja, sa minna näed nagu tihedamini või nii. See on tõsi, see on tõsi. Igal juhul me lähme 3. aprilli aastasse 1924, nii et praktiliselt siis 100 aastat tagasi. Mäletan. Igal juhul siis sellisel hommikul umbes kella 9 ajal hakkasid Tartust tagasi sõitma Tartu lihunikud nimedega Herman Ortmann ja Otto Link ja nad siis Tartu-Võru maanteel käisid vasikaid üles ostmas ja hakkasid tagasi sõitma ja Ülenurme mõisa läheduses sõitsid neile järele teised Tartu lihunikud, ähvardasid neid, sõitsid neist mööda, kõik see asi selles mõttes, pidage meeles, käib vankritega ja hobustega. Et see ei olnud nagu mingi high speed chase, et see oli, tegelikult võib-olla oli ka selles, ma ei tea, kui kiired need hobused olid. Et ei driftinud keegi või? Kohe driftisid, nad sõitsid neist mööda, Ortmannist ja Lingist siis, pidasid hobuse kinni ja juhtisid selle tee peale risti ette. Nõnda, et Ortmann ja Link ei saanudki siis edasi sõita. Ehk siis nad tõmbasid hobusega siis üks drifti nagu, sa oled ka siia tulnud. Tere. Tere. Nii, siis võtsid need teised Tartu lihunikud, kelle nimed olid Mühlberg ja Ääro, saapas äärtest noad välja ja Ääro hakkas siis nuga käes hoides Ortmannile kallale tungima. Ühesõnaga, see on mingi lihunike beef pun intended natukene ja neil olid saapas äärtest noad kaasas. Hensu on tõesti väga traumatist. See on päris lugu või? Ja, see on päris lugu. Mida? Siinsamas. Siinsamas, ja. Ja no, kui keegi tõesti on siin ilmas, kes ei tea, siis Hensu Kusta pere on pärit Ladina-Eestist ja sellepärast on meil täna Ülenurme eri. Yeah. Ja see jäi ütlemata. Igal juhul Ääro võttis noa, hakkas talle Ortmannile kallale tungima, aga Ortmannil oli kepp. Ta lükkas kepiga eemale Ääro ja ta lõi Äärole siis 2-3 korda pähe selle kepiga. Ääro taganes, et okei. Aga siis samal ajal jooksis Mühlberg ja tal käes oli 25 sentimeetri pikkune nuga ja jooksis siis Linkile, kes seisis lihtsalt, no ma kujutan ette, nagu sa seisad, kui sa lihtsalt rahulikult lähed oma vasikatega kuskilt turu pealt nagu koju onja. Ja teised lihunikud, nagu see enda nagu ametivennad hakkavad, no ma ühesõnaga crazy. Ja siis vaene Link saigi siis 2 korda noaga, Link kukkus maha. Mühlberg tahtis ka Ortmanni kallale tormata, aga sel ajal märkas siis Ääro, et maanteed mööda tuleb siis mingi mees. Ütles, et Mühlbergile, et kuule, keegi tuleb ja siis mõlemad istusid oma saani ja sõitsid linna ja see, et siin on saan mainitud, on selles mõttes huvitav, et kas siis aprillis oli nagu lumimaas. Et nad seal saaniga seal Ülenurme mõisa juures driftisid. Ja. Ma lükkasin just heas usus täna oma sõidueksami veebruari lootes, et siis äkki on lumi läinud, aga kui aprillis ka veel 100 aastat tagasi lumimaas oli, siis on ju tuga. Ja, aga igal juhul siis see, kes selle järele sõitis, oli siis Haaslava valla kodanik Ratassepp. Ratassepp nägi kõike pealt ja nad tõstsid siis Linki vankri või siis saani peale, tahtsid siis Ortmanniga Linki linna toimetada, et abi leida, aga siis Link paraku suri. Eeluurimisel siis selgus, et Ääro ja Mühlberg olid vihased Linki ja Ortmanni peale, sest nad olid väga edukalt neid loomi üles ostnud. Ma ei tea täpselt, mis see tähendab. Et see oli siis mingi finantstüli.
ja 2. aprillil päev varem olid nad siis väga ägedasti kokku põrganud omavahel. Aaro siis ähvardaski neid maha lüüa, kui nad veel loomi üles ostavad sisuliselt, et kui ta nagu oma tööst ei loobu, siis nii on. Oota, aga ülesostmine, kas see on see, kui minnakse, pakutakse seda alla turuväärtuse hinda ja ostetakse kuidagi või mis mõttes üles? Et see on talunikud viisid lihtsalt oma neid vasikaid kuskile müügiks ja siis võib-olla nad tõesti pakkusid nagu paremat hinda kuidagi. Ma arvan, et nad ostsid just kõrgema hinnaga, sest et talunikud ju müüvad neile, kus nad saavad rohkem raha. Ma arvaksin. Igal juhul kuulati siis üle Aaro ja Mühlberg ja väitsid nad loomulikult, et mitte nemad, vaid Ortmann ja Link alustasid pealetungimist ja Mühlberg lõi bussiga Linki enesekaitseks, vana hea klassikaline enesekaitse. Tartu Võru rahukogu mõistis siis Evald Augustipoeg Mühlbergi, kes oli kusjuures 19-aastane. Sunnitööle 5 aastaks ja 4 kuuks kõigi kodanliste õiguste äravõtmisega. Aaro sai siis kohtulikult õigeks mõistetud, kuna tema süüd ei suudetud tõendada. Ja vaatasin siis, mis sellest Evaldist ka sai. Tema istus oma aja ära kenasti ja sai välja. Ma vaatasin, et ta oli abiellunud 31. aastal kellegi proua Ainoga. Olid vist ka lapse saanud ja millalgi nad lahutasid, aga millal ta suri ja kus ta suri ja mis temast edasi sai, et see on nagu teadmata, et võimalik, et sõja ajal. Aga siuke lugu siis alustuseks sealt Ida-Nurme mõisa kõrval. Action siin kandis on olnud. Ei tea, kas mõni sugulane ka? Ma just tahtsin küsida, tuli äkki mõni perekonnanimi tuttav ette, et jookseb see siiamaani kuskil seal kandis. Suguvõsa on teil ilgelt suur, seda ma tean. Ja tegelikult meie juured on hoopis nii Siberis kui Lõuna-Eestist kui Põhja-Eestist, nii et ja Poolast, nii et ma ei tea. Poolaka nägu oled sa küll veits, jah? See on kompliment. See on kompliment. Aga Heidi, mis sul ma tegelikult tean, mis Heidil pakkudes, ma leidsin ka selle loo, aga ma jätsin selle Heidile. Aitäh sulle, et sa jätsid selle mulle. Ühesõnaga, tead, tegelikult ma alustuseks tunnistan üles, et ülikeeruline oli leida Ülenurme lugusi, sellepärast, et kui Ülenurmet guugeldada, siis tuleb sealt ainult mingit veiste või vasikate või mingit sükest teemat on ja nüüd tuleb see tore asi selle juures, et ma leidsin Paraveebist ühe loo, mille oli sinna kirja pannud loomakasvataja. Loomakasvataja? Jah. Me võime siia vahele öelda, et üks kõige parem asi, mis tuli otsinguga Ülenurme oli, kuidas Ülenurme rahvas nägi keset päist päeva nägi ufot taevas lendamas. Millal? Siis tuli, et said sellega ilusti, need sai pildile selle, ma panen selle pildi siia ekraanile ka ja tuli välja, et see oli lihtsalt kellegi telk, mis oli. Nimelt see lause oli nagu nii priceless, mis lehte oli kirja pandud selle kohta. Oota, ma kohe ütlen, kuidas see täpselt oli. Nii, see oli vist Postimehes äkki. Elu24, jah. Tartus Ülenurmer märkasid inimesed keset selget päeva taevas kausikujulist lendavat objekti, mis õnnestus ka kaamera silma püüda. Mõni hetk hiljem selgus, et tegu oli hoopiski naabrimehe lendu läinud rannatelgiga. Aga kui sa esimese hooga näed seda kausikujulist lendavat objekti, siis see on tõesti tundmatu lendav objekt. Ei tuleks selle peale, et telgid taevas lendavad meil. Nii, aga loomakasvataja kirjutas Paraveebi oma õe kogemuse, sest et tema arvas, et see on täpselt õige koht, kus seda teha. Ja rääkis siis seal, et nemad on oma perega terve elu Tartus elanud, linnas küll. Aga kuna nende emme on hull spordifänn, siis nad veetsid kevadest kevadeni aega sportides nii metsas jooksmas kui suusatades ja nii edasi ja nii edasi. Ja tema õde oli siis selle sündmuse ajal 6-aastane, oli kevad. Ja tema ema oli siis koos oma klassiga, keda ta treenis metsa jooksma läinud.
kuskile Tartu kanti. Me veel keegi ei tea kuhu. Veel ei tea. Keegi veel ei tea kuhu. Nii. Ja see 6-aastane õde oli siis kaasa võetud sinna. Ja nii kaua, kui rahvas ringi jooksis, oli õde sealsamas metsas ja alutas ringi rahulikult, kuulas linnulaulu ja niisugune mõnus chill olemine. Ja väidetavalt jälle, mul on parasiitsõna väidetavalt. Ühesõnaga, okei, ja fine, kevad oli, ülaste aeg oli, ülased õitsesid. Mitte väidetavalt, vaid kevadel ongi, jah. Ei, aga probleem oligi selles, et õde ei näinud ülaseid mitte kuskil, nagu mitte ühtegi ülast ei olnud. Nii. Ja siis loomakasvataja veel naerab, et temal tekib seda lugu rääkides sama tunne nagu muinasjutus 12 kuud. Tema õde nimelt tahtis emale väga lilli viia, see oli see põhjus, miks ta siis neid ülaseid seal taga otsis. Ta pani silmad kinni ja hakkas siis ühe koha peal ringi keerutama ennast niimoodi ümber oma telje. Mis on umbes, ma lihtsalt pean vahele ütlema, et see on nagu, ma lugesin seda ka ja ma ei saa aru, kuidas nagu keegi tuleb selle peale, et this is what I do, et ülaseid ei ole, ma hakkan siis keerlema lihtsalt. Et ma ei ole nagu, keegi pole kunagi mind õpetanud, et seeni tahad näiteks, et siis keeruta. Oled sa proovinud? Ma nüüd proovin loomulikult, nüüd ma tean, aga see ei ole kuskilt läbi käinud varem. Ei ole jah, ma ei ole ka kuulnud seda. Ja igal juhul keerutas ennast ja siis pobises mingisuguseid sõnu. Õde siis oli rääkinud ise sellele kirjutajale, et ta ei mäleta, mida ta täpselt seal pobises, aga kui lõpuks silmad lahti tegi, oli terve mets paksult lilli täis. Ja lõpetab ta selle siis nii, et kas see oli tema fantaasia või tõesti teleporteerus kohta, kus olid lilled, keegi ei tea. Ja õde siis ise väidetavalt mäletab seda sündmust nii selgelt. Ja ühesõnaga nemad ei teadnud täpselt, kus kandis see juhtus, et kuskil Tartu lähedal. Nii, aga seal oli kõigi õnneks on võib-olla siiamaani paraveebis selline tegelane nagu Night Spirit. Ja Night Spirit teadis kohe vastata, mis toimub. Sellepärast, et Night Spiritil oli sõbranna, kes rääkis ka ühest metsast, mis pidi olema kuskil Ülenurme lähedal ja seda kutsutakse miinimetsaks. Ja, sa tead seda, jah? Ja, see on siin on nüüd majad ehitatud muidugi. No mitte täies väärtus, seal on nagu on need miiniaugud ka vanast sellest, nagu olidki nagu sõjaajast ja värk. Ma olen isegi onni ehitanud sinna metsa kunagi tiinekana. Issand jumal. Aga kuidas ta nagu jäi, et ma eeldan, et see niimoodi sa hakkad Roju poole minema või? Et seal kuskil või? Ta on Ülenurmes seest hakkad sõitma, see vana Võru maantee sõidab Ülenurmest läbi, kus see Konsum on ka tee peal, on ju. Sinna lennumuuseumi poole või sinna? Sa hakkad, keeruline seletada. Meil on põllumajandusmuuseum, Konsum, kõik on nagu selle ühe nagu tee ääres põhimõtteliselt, mis sõidab sinna alla, kus tuleb ristmik, kus sa saad vasakule üle Porijõe saad lennundusmuuseumi suunas, paremale saad Võru poole hakata sõitma. Okay. Ta on täpselt Porijõe ääres, on siuke väike mets nagu, et kus ongi männid ja siis on segamets ja siis on need lasteaias mingi käisime sinna viidi vahepeal veits sinna äärde kuskile, kus saimegi veits vaadata, seal on need augud ja asjad miinides siis. See Porijõgi minu meelest, ta tegelikult on see koja moodi rohkem, on ju? Jaa. Et see Porijõgi läks meie suvila juurde välja ja seal meie metsas oli ka need miiniauke oli hästi palju ja ma mõtlesin, kui ma lugesin seda miinimetsa lugu, mõtlesin, kurat, kus see nagu on? Aga mina kujutasin ette rohkem, et on seal Roju pool nagu olema millegi pärast. Ma mõtlesin, et see on äkki see Tõrvandimets, kus seal räägiti väiksena, nüüd on sinna tehtud terviserada, aga ta oli siuke hästi tihe ja pime mets ja siis seal keskel oli siuke väike tiik ja siis seal oli jutud, et sinna on ära uppunud keegi ja seal on mis iganes ja siis meid viidi sinna vahepeal kekatundide ajal jooksma ja siis me mängisime peitust seal metsas ja siis oli täpselt see, et sa jooksed aina sügavamale. Jõuad selle tiigi juurde ja siis sa oled ja kedagi teist ei kuule ka enam ja sa oled mingi 4. klass, on ju. God. Et see on, aga nüüd on seal jah, see tiik on alles seal, aga lihtsalt terviserada on ümber tehtud. Okei, väga tahaks teada, kas seal öösiti kummitab või muul ajal. Kas seal kummitab? Ma ei tea. Mine uurima siis. Lähme vaatame. Nii. Aga Night Spirit ikkene rääkis ka sellest, et
et paljud inimesed said seal surma seal nende miinide pärast ja sellest metsast siis jookseb läbi ka mingit jõelaadne moodustis, kas see ongi siis sama... Pori jogi siis ilmselt, jah? Nii, ja ühel pool jõge olev metsaosa pidi olema täiesti tavaline, aga teisel pool olev mets pidi olema kahtlane. Näiteks, kunagi olid siis tema sõbra või selle sõbranna kunagised klassivennad kambakesi sinna läinud. Ja kambakesi just sellepärast, et seda metsaosa väga kardeti. Üks tüüp oli ära kadunud ja siis hiljem välja ilmunud. Ise ta rääkis, et ühel hetkel ta oma kaaslasi lihtsalt enam ei näinud, kuulis nende liikumist seal samas, kus tema oli, aga ta ei näinud mitte kedagi. Ja teda ka ei nähtud? Väga creepy nagu. Ja nüüd ma ütlen küll väidetavalt, sest no kurat, kes teab, selliseid analoogseid juhtumeid pidi seal olema palju olnud. Ja sõbranna ise ei ole selles kõnealuses metsaosas kunagi käinud, sest ei ole julgust. Järelikult ta ei käinud ka kekatundides siis selles koolis? Ai, see oli teine mets. See on see miinimets. Jah, see oli see teine. No seal on nüüd maju täis, nüüd saad sinna lausa inimestele külla minna. On sul veel seal metsadest midagi? Metsadest ei ole, ma vaatan, kas ma leian, mul oli üks väikene sutsakas veel siin. Ma sealt samast treedist võtsin ka kellegi Leints oli vist see, kes kirjutas seda, et ta ise elab Külenurme kandis ja et ta on aetud sellist juttu, et miinimetsas on nõiaring. Aga ta ütles jah, et metsa maha võetud ja majad asemele ehitatud ja siis tema mainib ka seda Tõrvandi metsa ja ta on seal ise käinud ja ütleb, et mingi feeling seal püsib. Aga et lennujaama ümbruse metsad on tühjad, ühte metsa võib mingi tapamaja oma klientide loomade jäänuseid. Nii et nagu, ma ei tea, mis seal toimub. Okay. Nii et ja siis see oli ka, ma tean, vanasti meil elab üks seal teisel pool Porijõge, et on ka see suur Tartu prügimägi, kuhu kõik Tartu prügi veeti, see on nüüd nagu maa alla pandud, see on suur nagu mägi seal lihtsalt, aga selles ümbruses seal praegugi elab üks Amish ja seal ümbruses metsades 90-ndatel elas hästi palju vange, kes olidki niimoodi, et isagi on rääkinud seda ja värki, kes käisidki siis siia Ülenurme poole ja Tartu poole, aga nad elasid nagu sellist nagu metsa sees või metsa nagu tukkades ja värki ja oli siuke natukene hirmsam koht üle Porijõe heinamaad. Nagu siin Tallinna kandis oli see Pääsküla prügimägi, kus oli ka oma mingid reeglid täiesti ja oma mingi ühiskond põhimõtteliselt ja et olid nagu kuningad ja kuningannad ja mingi ilge... Kas seal lennujaamal seal teisel pool maandumisplatsi oli ka mingi sarnane asi või? Tallinnas mõtled siis? Ja. Seal oli see Pilpa küla, jah? See on ka mingi siuke. Aga ma võin siia otsa tulistada ühe loo veel, mis on meil Tartu kandis juhtunud, hästi lühikene sutsakas. No davai. Ja võib-olla veits creepy ka nüüd või nii. Ootame. Henri võib tuled ära kustutada, on hirmsam. Nii, see on ka Paraveebist ja ma ei ole see üles kirjutanud, kes selle sinna kirja pani, aga igal juhul juhtus see kõik kuskil Tartu kandis. Ja kirjutaja tädi ja onu tulid koju, sõitsid koju. Ja tema ema siis teise autoga nende järel. Järsku kõndis mingi poiss üle tee ja onu ja tädi sõitsid sellest poisist üle. Ma ei taha üldse nagu kellestki üle sõita, vabandage, ja kuna see tõenäoliselt läheb kriipinduse valda ja on kummituspoiss, aga ma ikkagi ei taha seda nagu. See kõik, ma ütlen ära, juhtus 2006. aasta suvel, siis et meil oleks faktid paigas. Mitte väidetavalt. Mitte väidetavalt, vaid
suvi 2006. Põmm. Nii, onu tädi sõitsid poisist üle ja siis tema ema ja isa, kes olid seal tagumises autos, kutsusid politsei ja selleks ajaks oli poiss täiesti kadunud, kui politsei siis jõudis. Aga vot siin on see küsimus, kas ta oli seal nii kaua, kui nad ootasid politseid? Oota nüüd natukene. No, mul on küsimusi. Järgmine päev läks onu maanteele tagasi ja sõitis sealt samast kohast läbi. Aga selles kohas ei olnud enam isegi ühtegi vereplekkigi maas. Onu sõitis edasi ja järsku paistis onu jalgade vahelt pea välja, jälle see sama poiss. Autos või? Ja autos ja onu tegi avarii. Oi, see on muidugi väga õudne. Aga kujutad ette autosõidu. Sa sõidad autos. Pea nagu pops up lihtsalt. Appi. Aga kas seal enne siis oli veri? Enne oli veri siis, jah. Nii, ja kutsuti jälle kohale politseid ja kõik jutud, aga jälle poisist ei miskit ja onu viidi siis haiglasse. Ja siis ta jätkab veel, et on ise kõndinud ka sama maantee ääres ja on näinud, kuidas üks väike poiss läks üle tee ja autode rivi tuli. Ja kui auto tast üle sõitis, siis seda poissi enam ei olnud ja haihtus lihtsalt kuskil ära. Vot, igal juhul nüüd ma ütlen jälle väidetavalt. Sest et ma ei tea, kas see on nagu püha tõde. Igal juhul see kirjutaja ütleb, et see poiss endiselt kummitab tema onu ja tädi, kui nad sõidavad. Huvitav, et ta nagu neid siis kummitab. Miks ta teisi ei kummita? Kas nad ajasidki kellegi alla? Siin on ikkagi nii palju küsimusi. On jah. Aga samas, kui nad ajasid kellegi esimene kord alla, kuhu see... Sest seal oli veri ju. Noh, aga kuhu see sai siis see tüüp? Ma ei tea, sadas vihma. Ei no veri jaa, kuhu see laip sai või kannatanu? Kumb? Palun vastake nüüd kõik. Ei, mulle lihtsalt meeldib see, et ta nagu ikkagi armastab välja hüpata kõige ebaloogilisemates kohtades. Ja vaata, et ma tegelikult oleks oodanud nagu, et ta tuleb mingi istme tagant kuskilt sealt, pealugede vahelt kuskilt sealt, on ju. Või et sa näed teda sealt peeglist või no midagi sellist. Lihtsalt detail on nii veider, vaata, et sul peab olema, et see kas juhtuski niimoodi või siis sa pead kuidagi suutma teistmoodi mõelda, et see välja mõelda. Nagu ma ei tuleks selle peale, et jalge vahele hüppab. jah, kui niimoodi mõelda, siis on jah, et kuidas sellist asja välja mõtled üldse, nagu võiks loogilisemalt mõelda, vaata. YouTube'i vaatajad näevad mu naasupaasiat praegu, aga ühed inimesed, kes suudavad igasuguseid asju välja mõelda, on meie armsad Patreonid ja patreon.com/kikimoorid annab teile siis ligipääsu meie saatemärkmetele, lisamaterjalidele, igasuguseid polle on seal, saated saate varem kätte, boonusmaterjalid saate. Nii et ka seda siis saate, et me alati täname teid, sest et tõesti aitate meil seda saadet teha. Ja kõigepealt siis aitäh vippkülmaväristajatele Hardi, Indrek, Jaanika, Laura Aleksandra, Liisa Margareeta, Priske Piiga ja Ülo. Ja samuti aitäh külmaväristajatele Anni, Annika, Arinak, Cassandra, Carol, Dagmar, Tarmo, Diana, Eija, Endre, Erika Edlin, Ester, Grete, Grets, Hanna, Helen, Iiris, Janeli, Jörgen K, Kadi ja Oliver, Karita, Katariina J, Kati, Kelli, Kerli, Kersti, Ketrin, Kirke, Kirke S, Krista, Kristel, Kristiina, Külli, Lii, Liina, Liina K, Maarja, Malle, Marge, Margit, Akanahktibi, Marielle ja Mer. Ja siis veel aitäh Merit, Merle Mäger, Nastra, Nullend Void, Beata Tädi, Raile, Reed, Reelika, Riina K, Risto, Screamsilm, Shirley, Sigrid, Tiiger, Hunt, Triin ja Väike Päike. Ja siit me läheme nüüd selle osa juurde, kus Henri saab lugeda ühe teie saadetud loo ja ikka saatke meile oma lugusid kikimoorid@gmail.com. Järgmine vist ongi juba
kuule, mina siin tegelikult mõtlesin seoses nende kuulajakirjadega, et teeks üks aastalõpu pulli. Nii. Et me näiteks loosime kõiki vahel, kes meile veel selle aastanumbri seeski oma lood saadavad. Ühe meie kruusikese ja ise saab valida, kas tahate musta-valge kirjad või tahate seda roosat editionit saada. Ja roosa on hästi armas. Okei, teeme siis selle loosi, nii et jõuate siis veel saata, sest et me salvestame järgmise nädala kolmapäeval, nii et pange valmis oma kirjutamisnäpud. Aga Henri, räägi meile siis, mis kuuluks, mida kuuluks? No nii. Ma nüüd alustan. Tere kikimoorid ja nunnupall. Sulgudes Annette oli vist. Kui ei, siis palun kergemat karistust. Sulud lõppevad. Lisete. Kes kirju loeb ning Takile ja Heidile neid ette söödab. Ma seekord nimetaksin ennast Malleks. Sulud algavad. Olen küll 2 korda teile kirjutanud ja enda nime alt, aga kuna seekordne kiri on ühe teise inimese juhtumitest, siis palun anonüümsust. Sulud lõppevad. Sa loed väga hästi. Ma lihtsalt mainin. Pole väga kaugele küll jõudnud, aga... Ei, see on hea. Võtame rahulikult, millega on. Mulle tuttav inimene töötab ühe linna toidupoes. Ta on 2 korda mulle rääkinud, et neil toimub seal veits kahtlaseid asju. Aga ma pole nagu ära registreerinud, et võiks teile neid ka saata. Viimases kuulajate osas oli vist üks juhtum poega seotud ja siis mul klikkis ära. Vana pea on ikka ihunuhtlus, nagu mu vanaema tavatseb öelda. Ühesõnaga, tagasi selle toidupoe juurde. Mu tuttav on rääkinud, et nad on kuulnud erinevaid hääli, näinud keegi midagi ei loe, aga hääli on kuulnud enamus poe töötajaid. Nad on isegi sellele kummitusele nime pannud. Nimetame ta anonüümsuse huvides Pauliks. Kummituse identiteeti hoides nimetame ta Pauliks. Et teised kummitused ei saaks aru, millisest kummitused. Sest nad kõike kuulavad või vaatavad. Poodide kummitused, neid on kindlasti väga palju. Mis ta nimi on? Inflatsioon. Igatahes. Tema järgmises osas. Paulile meeldib väga kolistada erinevates kohtades. Küll lõgistab ta töötajate garderoobis ustega, küll kolistab mujal. Nagu õigele kummitusele kohane, alustab ta õhtuti, kui poes on inimesi vähem ja töötajaid ka. Mu tuttav ütles, et seal poes lähevad uksed ise kinni ja lahti. Igas poes lähevad uksed. Vahel ei lähe, vaata, kui see andur nagu jurab ja siis ma olen teinekord on olnud seda, see on kõige õudsem tunne on see, et kui sa lähed ja uksed ei avane, siis on kuidagi nii tobe ka, nagu, et sa pead tagasi. Ja siis on teine variant, kus ühe ukse peale on pandud silt, et sisenege palun teisest uksest, siis ka need uksed ei avane. Ja siis on 3. variant, kui meil on tegemist tõsise hardcore maapoega, kus ei ole andureid ja tuleb uks ise lahti sikutada. Ja kui see avaneks ise, siis on küll creepy. Siis tõsi, sellega nõustun. Ning pea iga hommik poodi avades on mähkmepakid saalis põrandal. Miks mähkmepakid? See Paul on huvitav. Beebide peale vihane. Kui sa kellegi peale üldse vihane tahad. Paul on lapsevihkaja. Nii. Samuti on mu tuttav õhtuti üksi töötajate ruumides asjatades tundnud, et keegi nagu jälgiks ja mõnikord tunneb selja taga nagu keegi kõnniks ning tekib selline kerge õhuvool. Siis mu tuttav räägib temaga, et tere Paul ja sa jälle nii asjalik siin koos meiega. Nii armas. See on nagu tervislik tundub natuke isegi. Toob värsket õhku. Värsket õhku vaheb, jah. Ja loobib mähkmeid. See on nagu selge minu meelest nüüd, miks talle mähkmed ei meeldi või beebid. Ta tahab värsket õhku.
Mu tuttav suhtub Pauli nagu kolleegi. On ka neid töötajaid, kes ei taha õhtuti üksi koos Pauliga tööle jääda ja kardavad teda. Eks inimesed suhtuvad sellisesse asja erinevalt ja ka nende tundmused on erinevad. Seda ei saa pahaks panna. Ükskord juhtus nii, et mu tuttav koos teistega pausi jõi, ma arvan. Ketos. Et mu tuttav jõi koos teistega pausi ajal puhketoas kohvi ja neil oli mingi jututeema käsil. Äkki hakkasid garderoobis riidekappide uksed kolisema. Küll paugutati neid kinni ja avati. Kuna osad tollel päeval tööl olevatest inimestest olid saali peal ja puhketoas olid need, kellel paus, siis nad teadsid, et kedagi garderoobis olla ei saa. Kontrollima minnes ei olnud seal kedagi, aga osad kapiuksed olid lahti. Töötajad ise arvasid, et ju Paulile ei meeldinud juttu või just vastupidi meeldis nii väga, et suurest erutusest hakkas kappide kallal möllama. Paul on nii tujukas kuidagi. Väga huvitav. Palju arvamusi. Nagu on surnud mehed siis kõiges. Poe asukoha taustast nii palju, nii. Et kunagi oli selle poe asemel elumaja, mis kahtlastel asjaoludel maha põles ja ka see toidupood on põlema läinud. Õnneks suuremale tulele suudeti piir panna ja mu tuttav ütleb, et tema tunnetab, et Paul hoidis neid suurema kurja eest. See on nunjo. Nunjo, pluss punktid. See mähkme osa. Aga siis see kõlab nagu ikka nagu mingi maapood või kui ta on elu. Ja mulle tundub küll, et see on maapood. Pigem küll. See on see creepy-pood, kus andurid ei ole. Ja, aga samas on nagu tundub, et töötajaid on, ehk ta väga väike ei saa olla. Jah, et kui osad on saali peal ja siis ta peab ikkagi olema ja. No okei. Ühesõnaga, Paul hoidis neid suurema kurja eest, mis tekitas minus küsimuse, mida ma ka tuttavaga arutasin, et äkki seal poes on neid vaime mitu ning Paul püüab ohjes hoida neid vaime, kellel äkki ei ole nii head kavatsused. Jaa. Väga loogiline. Väga loogiline. Äkki tema ei pillugi mähkmeid. Jah. Äkki on mingi teine beebivihkaja. Jah. Vanemal ajal oli selle poe asemel surnuaed. Okei. Sellest oleks pidanud arvustama. Surnuaed, elumaja surnuaia peale on juba väga küsimusi. Kas nii tohib üldse või? Minu arust ei tohi nii. No vanalinnas ja selles mõttes linnades on hästi palju, kus on varem surnuaed. Näiteks Tartu vaata see kohtumaja, seal all oli ju see Lillemäe all oli kõik see katkuaegne surnuaed. Ja. Nagu mingist hetkest tuleb see nagu see expired date ilmselt tuleb nagu peale nagu. Et ei loe. Möödas väga palju. Jah. Ehitame elumaja. Vanemal ajal oli selle poe asemel surnuaed ja see on minu arvates põhipõhjus, miks seal poes imelikud asjad juhtuvad. Natuke maad eemal asub nüüd kool, mis on ehitatud vana kiriku asupaiga asemele ja ka seal koolis kummitab. What the fuck? Mis koht see on siukene? Ma arvan, et siin kommentaarides öeldakse meile kohe ära ka. Mis koht see on? Jaa. Okei. Kirikus kool. Kohe läbi. Koolis tegutsevale vaimule meeldib tuledega mängida ja ilmutab ennast õhtusel ajal üksi koolimajja tööle jäänud inimestele. Selline lugu siis Paulist ei ole just kõige õudsem, aga mõnusalt kerge. Kui Paul peaks mõne uue tööotsaga hakkama saama, siis annan teile teada. Jõudu teile ja kui see lugu peaks teie podcastist ette loetama, siis ma arvan, et teie kuulajaskond kasvab kohe ühe terve poe kollektiivi. Ma arvan. Sest enda teada ma seda infot küll ei jäta. Olge kõhedad ja kuulmisini. Tervitades, Malle. Esiteks ma arvan, et kuulajaskond kasvab juba sellepärast, et selle luges ette Enso Gusta. Staari süke käepuudutus nagu Pauli loole, et see oli suurepärane. Hästi valitud. Ootan oma Oscarit.
ja tuleb. No kui me ei saa nüüd parima podcasti auhinda kuskilt, siis on, ma ei tea, siis ma ei tea, mis see on. Aga mul tuli meelde, et tegelikult mul on 2 Ülenurmega seotud lugu veel ja ma jätan boonusesse, mis on natukene pikem, aga ma teen siis praegu siukse lühikese ära, siin täpselt jõuab enne saate lõppu teha. Sellepärast, et see on paar rida, õigemini paar lõiku, aga see läheb minu meelest, meil on olnud sellise kategooria lugusid varem ka, kus on nagu üks siuke dialoog ei ole õige sõna, aga lihtsalt üks fraas, mida inimene on öelnud, mis lõpeb talle väga kehvasti ja minu jaoks on see nagu siuke tragikoomiline. Aastal 1906, novembrikuus. Ammu. Väga ammu, see on isegi üle 100 aasta tagasi, ütleks. Igal juhul siis sattus Tartus Veski uulitsas number 40 elav kärner nimega Ottas ühe mõistatuslise kuritöö ohvriks. Ja kohalik Saksa leht tõi siis sellest lähemaid teateid, mis siis tegelikult juhtunud oli. Oli siis Ottas läinud Kambjasse oma vanaema vaatama ja tagasisõidul oli ta siis oma seltsilise soovil Ülenurme kõrtsi sisse astunud. Kas sa tead, kus oli Ülenurme kõrts kunagi? Ma pakun, et see on Reola kandis, on see valge kõrts siiamaani alles kusjuures. Ja ta tõenäoliselt pidi olema selle mingi postimaante peal nagu, et jah. Kõrtsis oli kära olnud ja Ottas oli kära sekka hüüdnud. Ja nii on nüüd 2 erinevat versioonist, ma leidsin erinevatest allikatest selle ja mõlemad on päris naljakad. Et tema oli siis hüüdnud variant A. Mis teie võrukesed nõnda mürate? Mis on, miks sa tuled Ülenurme ja hakkad ütlema võrukesed? Variant B. Mis teie võrukaelad nõnda mürate? Mis on natukene loogilisem, aga igal juhul üks neist on nagu solvav, ma ütleks, teine ei ole. Et mis te võrukaelad mürate? See on siuke nagu mingi jõu võrukael, siuke nagu sõbralik. Aga selle peale lõi siis temale keegi moonakas kohe kepiga pähe. Küll seal kepiga. Ülenurme ja kepi mõrvad. Saate pealkiri tuli ära. My God. Mul on väga kahju, Henri, et me sellesse mästisime. Igal juhul sai ta siis kohe kepiga pähe ja kukkus siis uimaselt maha. Aga toibus sellest uimasusest ja niipea kui ta toibus, siis kohe keegi 18-aastane sepapoiss tungis talle kallale, andis talle raskerauatükiga mitu hoopi pähe ja nõnda, et päästikuhoiatus pääluu puruks läks. Ja siin on nüüd see põhiline püant siis, et raskelt haavatu jäeti 3 päeva ilma arstiabita kõrtsi, sest et loodeti, küll ta paraneb. No ta kolju on pooleks, et nagu äkki läheb hästi või? Jah, aga paranemist ei olnud näha huvitaval kombel ja siis toimetati haige salamahti Tartusse. Ja seal ta siis suri järgmisel päeval. Mõlemad kurjategijad olevat kinni võetud, aga kuna see oli ikka nii vana lugu, et siis ma ei suutnud nende nimesid leida ja palju nad karistust said ja nii edasi. Tsaariaegne värk, aga igal juhul siuke kõrtsu värk siis kahvel. Nii et võrukaela, mis te võrukaelad siin mürate? Selle võiks järgi peale panna. Mis see üks lause oli, mille eest ka seal ükskord laada peal poisid tülitsema läksid? Ilus poiss tahab ka pilti teha või mingi siuke lause oli. Mingi siuke asja oli, jah. Nii et igast veidrad asjad ajavad inimesi tülli. Aga okei, siin on põhisaade läbi ja boonusosa saate kuulata Patreonist ja siis seniks püsige kõhedad.